nii, starting ja vist läks käima. Aga nii, üks asi veel. Selleks, et me siin täna päris tühja ei peaks vaatama, siis mul on teile mõeldud väikesed, võib-olla sellised interaktiivsed ülesanded. Ehk siis me kasutame täna sellist, lisaks sellele chatile, mida te võite jooksvalt kasutada, me kasutame täna sellist lahendust nagu Mentimeter. Mul on teile seal tänase ettekande jooksul 3 lihtsat küsimust, millele te saate siis vastata kas oma nutitelefonis või siis arvutis. Ma panen siia vestlusaknasse nüüd selle aadressi, see lehekülg on menti.com ja seal saate siis sisestada selle koodi, aga kui see hetk kätte jõuab, siis kogu info ilmub ka ekraanile, et siis ei pea kohe tormama sinna, aga et kui õige aeg on, siis ma annan teile märku ja palun, et te siis natukene kaasa mõtleksite. Aga hakkame siis minema ja palun ka, et kui tundub, et on mingi tehniline probleem, siis andke samamoodi märku, kui teile tundub, et ma räägin hoopis muust slaidist, aga tegelikult ees on hoopis midagi kolmandat, siis ka kohe märku anda. Nii, aga läksime siis. See meie töö on osa tegelikult suuremast projektist ja ma võib-olla alustangi sellest, et tegelikult siis Riigikantselei Innovatsioonifondi toel on käivitatud projekt, mille siis võib-olla selliseid üldisemaid eesmärke on siis tuua kohaliku omavalitsuseni siis selline reaalaja lähedane ja terviklik andmepõhine lahendus, mille abil siis see jäätmekäitlusahel muutuks, õigemini selle andmed muutuksid siis tõestatuks, jälgitavaks ja kasutuskõlblikuks. Ja ma ütleksin tegelikult, et selle projekti tuumaks on selline teadus- ja arendustöö, mis aitab välja töötada sellise metoodika jäätmekäitluse tegeliku mõju hindamiseks. Ehk siis, et kas need tulemused, mida me tahame saavutada, kas nad vastavad seatud keskkonnaeesmärkidele ja ka tegelikult ühiskondlikele ootustele. Aga selleks, et kõike seda teha saada, on vaja seda meie esimest etappi ehk siis seda turu olukorra analüüsi. Ja meie töö fookuses on tegelikult korraldatud jäätmevedu, mis on tegelikult ju sellise suurima ulatuse ja mõjuga olmejäätmete käitluse vorm siis ja tegelikult puudutab ju kõiki Eesti omavalitsusi ja nende elanikke. Ja võib-olla on siin ka oluline rõhutada, et see meie analüüs ongi koostatud just kohaliku omavalitsuse vaatest ja keskendubki just siis KOV-i vajadustele ja siis KOV-i lahendustele. Ja siis riikliku tasandi arendused on siin käsitletud, aga me ei ole neid nagu detailselt analüüsinud, aga kui me ka jõuame siis võib-olla sellise visiooni ja teekaardi esitluseni, siis te näete, et tegelikult, et me oleme kenasti nendega arvestanud. Ja võib-olla siis natukene ka, et keda me kaasanud oleme, et meil on olnud päris palju intervjuusid, kus osalesid mitmed Eesti omavalitsused erineva suurusega erinevatest piirkondadest, mitmed ettevõtted, käitlejad, vedajad, aga meil toimus siin märtsi keskpaigas ka selline visiooniseminar, kus siis lisaks nendele ettevõtetele ja omavalitsustele osalesid näiteks ka Kliimaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuri esindajad. Nii et kõikide osapoolte sisendit oleme me siis selle lõpparuande siis kokkukirjutamisel, valmistamisel tegelikult arvesse võtnud. Ja ütlen ka siin ära, kindlasti see küsimus tuleb, see lõpparuanne saab avalikuks ja siis selle kohta jagame me teile ka hiljem pisut rohkem infot. Nii, aga liigume siis võib-olla sellise esimese kaasava osani ja nüüd ma palun teil minna sinna menti.com lehele
sisestada see kood, te võite kasutada ka oma nutitelefoni, et seda QR-i siin skaneerida ja palun teil vastata sellisele üldisele küsimusele ja anda oma hinnang, et mis teie arvate, kui usaldusväärsed on täna Eesti jäätmearuandluse andmed? Et mis on teie selline tunnetus? Vaatame, natukene mõõdame seda tunnetust siin tänases seltskonnas. Nii, vastused vaikselt tulevad. Väga hea, väga hea. Koonduvad sinna keskele poole, natukene ka võib-olla kriitilisemaid hinnanguid. Nii, usun, et mõned veel vastavad. Ootame veel pisut. Ahah, siin see keskmine tulp teeb praegu kõva tõusu. Nii. Keegi veel vastab? Väga hea. Mul on hea meel, et te olete kaasas, et te praegu siin mõtlete, et tegelikult võib-olla see, et kui usaldusväärsed need andmed on, et see on kindlasti ka üks selle projekti lähtekoht ja võib-olla selliseid probleeme, et mis tegelikult üldsegi pani ka aluse sellele innovatsiooniprojektile, et tegelikult meil on see tunnetus, et need andmed ei ole võib-olla päris sellised, nagu me tahaksime, et nad oleksid. Ja sellest usaldusväärsusest me täna tegelikult räägime ka siis pisut pikemalt. Aga andmetega loomulikult täna on see fookuses, sellega ma kohe ka jätkan. Aitäh kõigile vastajatele. Mõne aja pärast saate veel kaasa mõelda, aga võib-olla siis üks meie selliseid olulisemaid järeldusi oli see, et andmeid tegelikult on palju erinevates kohtades, aga need ei jõua sageli otsuste juurde. Ja võib-olla me saame ka natuke üldistada, et andmeid kogutakse võib-olla eelkõige sellise mõtteviisiga, et me täidame mingid aruanded ära. Me peame neid andmeid koguma, sest meile on selline kohustus pandud. Olgu siis see, et ma ei tea, jäätmevedajad peavad mingeid andmeid esitama, eks ole, jäätmejaamad, ma ei tea, oma valitsused ise, eks ole, et need andmed ei jõua sageli nende juhtimisotsusteni või et nad ei aita kaasa sellisele tõenduspõhisele juhtimisele. Ja jah, et nagu ma juba siin olen püüdnud selgitada, on see, et võib-olla, et üks suurimaid probleeme on täna see, et andmed on võib-olla mõnes mõttes nagu kasutamatud ja loomulikult seal on erinevaid põhjuseid. Üks on seesama usaldusväärsust, millest me juba rääkisime. Teine on see, et kas me leiame need andmed üldse ülesse, kas me oskame neid kasutada, kas meil on ressursse nende kasutamiseks ja nii edasi. Aga see kõik toob meid lõpuks selleni, et omavalitsusel on võib-olla täna justkui keeruline vastata suhteliselt lihtsale küsimusele, et mis juhtus minu territooriumil tekkinud jäätmetega, mis neist edasi sai. Hea küll, kogusime kokku, aga siis? Ja see toob meid meie järgmise slaidini, kus ma võib-olla tooksingi siis välja sellised katkemiskohad sellises jäätmekäitluse andmeahelas. Ja meie oma analüüsis tegelikult kaardistasime 3 konkreetset katkemiskohta ja me ütleksime, et esimene katkemiskoht on siis pärast vedu. Ehk siis nagu me teame, siis täna veel olmejäätmetel puudub saatedokument, et ohtlikel jäätmetel on see olemas OIS-i kaudu, aga ohtlikud jäätmed on ju ainult üks väike osa tegelikult kõikidest jäätmetest, et kõik ülejäänud me ei tea täpselt, mis nendega saab. Ennatlikult saan siin juba öelda, jah, lahendused on juba planeeritud, aga nagu ma ka alguses ütlesin, et see on see hetkeolukorra kaardistus, siis täna paraku see esimene katkemiskoht on. Nii, need jäätmed jõuavad siis käitluskohta, aga kas me ikka päriselt teame, et nad jõudsid sinna, kuhu nad pidid jõudma?
kas nad ikka sorteeriti, kui suur osa läks ringlusesse, kui suur osa ladestati. Et selle võib-olla see peamine info kogumise või koondumise, andmete koondumise koht on tegelikult ju täna on see jäätmearuanne Kotkases, aga nagu me teame, siis seda esitatakse kord aastas ja tegelikult need andmed tekivad sinna märkimisväärselt hiljem võrreldes selle tegeliku tegevuse või tegeliku toiminguga. Ja siis üks katkemiskoht, mille me veel kaardistasime, oli tegelikult siis nagu pärast aruandlust ehk siis kas andmed, mis näiteks Kotkasesse jõuavad, kas nad jõuavad ka kohalikule omavalitsusele tagasi. Siin on omavalitsuseti väga erinev seis, et olen ise rääkinud omavalitsusega, kes ütlevad, jah, ma näen neid Kotkases, ma saan sealt kätte, aga ma olen pidanud näiteks seda kuidagi eraldi küsima. On olnud omavalitsusi, kes ütlevad, et ei, sealt ma ei saa sealt midagi aru ja nii edasi, eks ole. Siin on nagu ebakõlasid ja see, et kohalik omavalitsus saaks need andmed, et see ei ole nagu süsteemne ja see on, pilt on päris erinev. Ja siin on võib-olla veel, mida välja tuua, on see, et näiteks siis, ma ei tea, taaskasutusorganisatsioonid on ju, et nemad üldse ju kohalikule omavalitsusele täna raporteerima justkui ei pea, kuigi see tegevus toimub omavalitsuse territooriumil, et siin on ka selline mõttekoht, et kas äkki omavalitsus, kui omavalitsus tahab saada tervikpilti, mis tema territooriumil toimub, siis justkui üks tükk on puudu. Ja mis see tulemus tegelikult on see, et otsuseid tehakse täna võib-olla nagu teatud mõttes mineviku andmete põhjal, mis tähendab ka seda, et muudatuste tegelikku mõju võib olla keeruline hinnata. Ma kommenteeriksin võib-olla kahte asja, et ühelt poolt jah, me kõik mõistame, et jäätmeandmetega on seotud selline nagu sesoonsus, et mingil perioodil tekib neid rohkem, mingil perioodil tekib neid vähem. Ja et võib-olla mida üldse järeldada näiteks, ma ei tea, mingisuguse kvartali andmete põhjal, et tegelikult võib-olla ongi tarvis natuke pikemat perioodi, aga samal ajal on kindlasti tegevusi, mille mõju tahaks hinnata kiiremini, aga andmed ei võimalda seda. Ma ei tea, näiteks omavalitsus teeb mingisuguse kampaania, mingi hoogkogumise mingitele jäätmetele, aga tegelikult me ei tea, kas see nagu toimis, eks ole. Siin kindlasti on argumente nii sellise kiirema ja operatiivse andmekogumise kasuks kui ka tegelikult siis selle pikema vaate poolt. Nii, aga nendest katkemiskohtadest me nüüd rääkisime, aga mis siis selle nagu tegelikud tagajärjed on? Need on kindlasti mitmeid, aga ma võib-olla tooksin siin välja 3 sellist süsteemset ja sellist võib-olla olulisemat siis tagajärge. Et esimene ongi võib-olla siis see läbipaistmatus ja ka Riigikontroll on sellele andnud selge hinnangu, et need andmed ei ole läbipaistvad, andmed ei ole alati usaldusväärsed ja ettevõtted võivad täna siis sellist ringlussevõttu võib-olla ka formaalselt näidata, eks ole. Võib-olla need jäätmed suunatakse hoopis kuhugi põletusse või kuhugi ladestusse. Ja me täna ei tea, kas see materjal, mis justkui peaks olema ringlusse võetud, kas see päriselt ka saab ringlusse võetud ja kas sellest üldse tekib mingisugune uus toode. Siis tooksin välja ka sellise mõõtmatuse ja sellel mõõtmatusel on võib-olla isegi nagu 3 kihti, et me ajalisest sellisest viibest või viitest juba rääkisime, eks ole, et otsuseid tehakse justkui mineviku põhjal, siis võib-olla siin on ka selline mõõdiku enda probleem, et kehtivad sihtarvud tegelikult mõõdavad, kui palju materjali suunati siis ringlusse võttu, aga mitte seda, kas sellest ka uus toode sai, seda ma samuti mainisin. Ja see võib-olla loob sellise ajendi deklareerida ringlusse võttu tegelikult ahela alguses
aga mis seal lõpus saab, on ju. Ja võib-olla kolmandaks, mis on veel oluline rõhutada ja mida me oleme ka analüüsis välja toonud, on see, et liigiti kogumine ja ringlussevõtu määr ei ole võib-olla päris sama asi, eks ole. Et jäätmete ringlussevõtt sõltub siis eelkõige sellest materjali tegelikust ringlusse võetavusest, mitte nagu kogumisviisist, on ju. Ehk siis see tähendab seda, et omavalitsus võib selle liigiti kogumise sihtarvu ju täita, on ju, aga tegelik ringlussevõtt ei pruugi sellest automaatselt paraneda, eks ole. Et näiteks, kui me mõtleme näiteks, ma ei tea, plastpakend on ju, see on saastunud nii-öelda toidujäätmetega, siis see ei pruugi olla ringlusse võetav nagu siis olenemata sellest, kuidas see koguti, on ju. Ja minu meelest on siin peidus ka see põhjus, miks see innovatsiooniprojektis just see mõju hindamise mudel on nii oluline, et me peame saama aru, kuidas mõõta seda tegelikku tulemust, mitte ainult siis nagu seda sisendit, eks ole. Ja kolmas tagajärg, ka täna siin läbi käinud juba on võib-olla selline vastutus, et see vastutus ju ka katkeb, et kui andmed katkevad, siis ka vastutus katkeb ja hajub. Et juba rääkisin, eks ole, et andmed jõuavad kotkasesse, aga KOV-ini ei pruugi alati jõuda, mis tähendab, et KOV ei saa omakorda teha kontrolli, on ju. Ja et jäätmed natuke nagu kaovad silmist, et rääkimata sellest, et võib-olla mingid osapooled on aruandluskohustusest üldse väljas, näiteks vahendajad. Jah, ka seda olukorda on plaanis parandada, aga me ei saa nagu eitada seda, et täna on tekkinud olukord, kus kõik teevad natuke oma tükki, aga mis see tervik täpselt on, kes vastutab, et me jõuame nagu soovitud tulemusteni, et see kõik on natukene selline ujuv ja meie järeldus ongi see, et see justkui saab alguse sellest andmete kogumisest, andmete kvaliteedist ja kõigest sellest. Nii, olen jälle palju rääkinud. Nüüd teeksime järgmise sellise väikese temperatuuri testimise siis. Ma palun teil taaskord minna sinna Mentisse, kas siis vestlusest või siis skaneerite telefoniga selle QR-koodi ja ma tahan, et te annaksite oma hinnangu, et need probleemid, mida ma praegu siin püüdsin siis välja tuua, et mis on teie hinnangul kõige teravam. Panin siia ka variandi muu, et kes tunneb, et siin on hoopis mingisugune 4. või 5. asi, siis vastake julgelt muu, aga väga rõõmuga näeks ka siis, et te võib-olla kas vestluses ütleksite, mis see muu on või siis kirjutaksite chatti, et palun natuke väike selline minutiline mõttepaus, mõelge, vastake ja siis me näeme juba, mis arvamused siin tänases seltskonnas võib-olla siis kõige rohkem esile kerkivad. Nii, loodan, et tehniliselt on kõigil hästi, näen, et vastused vaikselt tulevad. Keegi juba vastas muu. Kas see keegi, kes vastas muu, tahaks äkki meiega jagada, mis see muu on? Maari, mina kaotasin selle chati silmist ära hetkel, et kui chati midagi ilmub, siis ma palun, et sa võtaksid selle enda peale. Hetkel ei ole keegi midagi kirjutanud, aga see muu kirjutaja võib ka chati kirjutada, mis see muu tema arvates on. Võib-olla oli see, et kõik need variandid, ei tea. Võimalik tõesti, jah. Oleksin siia pidanud panema ka selle variandi 5, kõik eelnevad. Ja
mis on ka täitsa nagu ju aktsepteeritav ja adekvaatne vastus igati. Aga jah, et mõned ilmselt veel vastavad, aga ma usun, et see tervikpilt on siin vaikselt tekkimas, et paistab, et pigem kaldutakse sinna poole, et ikkagi ei tea, mis jäätmetega pärast vedu juhtub. Veetakse ära nii ja mis siis saab, eks ole. Aga ka teistes vastustes tegelikult on siis nõustujaid. Taaskord, kes kirjutas muu, heal meelel paluksin või õigemini palun teid, et te kirjutaksite chatti. Selles mõttes ei pea kiirustama, te võite rahulikult kirjutada, võime selle juurde ka hiljem tagasi tulla, aga jah, rõõmuga kuulaks veel neid mõtteid ja tõenäosus on, et äkki see on meil analüüsis ikkagi ka kajastatud. Et siit võib-olla midagi päris uut ei tule, aga mine tea, eks ole. Ma liigun siis praegu edasi. Kui keegi rääkida vahepeal ei soovi, midagi küsida. Aga igaks juhuks ütlen, et kõikidel osalejatel on mikrofon paigustatud, et siis kes tahab, siis pange mikrofon sisse. Äkki keegi räägib. Just. Igaks juhuks nüüd küsin siin, et ma loodan, et teil kõigil on ikka õigus mikrofon sisse panna. Allan enne sai, Allaniga ma rääkisin, nii et ma arvan, et see toimib. Nii, ma vaatan, et Peepsim kirjutab, et ta kuulab ja imestab, et kas me ei ole teadlikud, mis Pistriga jäätmereformi tulemus saama hakkab. Oleme küll. Tõsi on see, et veetööskoobis detailanalüüs Pistriku lahenduste osas ei olnud ja me lähtusime tänasest hetke olukorrast ehk siis sellest, et mis tänane seis on. Me teame väga hästi, et tulevikus need olukorrad muutuvad. Me oleme sellega ka teekaardi koostamisel arvestanud. Et selles mõttes, et ei tasu muretseda. Oleme sellest piisavalt informatsiooni saanud, aga jah, meie nagu tööülesanne oli nii-öelda tänast seisu kaardistada ja mitte niivõrd keskenduda, et tulevikus saavad mingid asjad lahendatud, aga teekaardi juures jah, me oleme seda arvesse võtnud. Nii, kas on veel chatis midagi? Jah, siis, et tekkis küsimus, et mis jäätmetest saab, aga mis väärtust üldse süsteem loob. See on vaja kokku leppida ja siis kogu süsteem panna ühtselt selle nimel tööle. Marko kommenteerib, nõustume. Ehk siis on natukene ka see küsimus, mida Marit varem kirjeldas, et mida me tegelikult mõõdame, mis see mõõdik on ja mida me tegelikult tahame näidata ja tahame nagu analüüsida. Ja Peep toob välja, et me riigina praegu ka teame, mis ringlusse võtt on ja kes mida ringlusse võtab. Nagu Marit kommenteeris, siis me vestlesime selle töö raames erinevate kohalike omavalitsustega ja kohalikes omavalitsuses see nagu ülevaade võib-olla enda territooriumil toimuvad jäätmekäitlusest ongi erinev. Kohati on see nii-öelda ka võib-olla kasutaja küsimus, ehk siis kas ta teab, kust andmeid leida, kust neid kätte saadavaks enda jaoks teha. Teiselt poolt on ka see, et kui palju andmeid tuleb nii-öelda, mis on ainult selle kohaliku omavalitsuse territooriumi põhised, selleks, et ta neid nii-öelda ainult enda vaates saab. Ja kolmas küsimus on see, et kui lihtsalt võib-olla lihtsaks see nii-öelda analüüs selle töötajaks kohaliku omavalitsuse vaates tehtud on. Et need on võib-olla need sellised erinevad kihid, mis sõltuvad kohati tehnoloogiast, kohati pakutavat lahendustest, kohati võib-olla ka oskustest. Ehk siis jah, et need seis on erinevad, et meie võib-olla nagu selle töö eesmärk kindlasti ei ole kuidagi anda mingisugust hinnangut, et kes teeb oma tööd hästi või kes teeb halvasti. See ei olnud üldse meie roll.
meie roll oli kaardistada sellist temperatuuri, tunnetust, koguda selliseid probleeme ja täna võib-olla ka siis ausalt nagu küsida ka, et kui te Siim kirjutate siin, Peep kirjutate, et meil on jäätmeseaduses väga selged uued rollid. Jah, aga meie küsisime ka seda, et kas te täna olete nii-öelda oma rollidest nagu põhjalikult aru saanud ja võib-olla see arusaam nii detailis veel teada ei ole. Ja mis on täiesti loomulik protsess, iga muutuse käigus läheb natukene aega selleks, et siis nii-öelda kohaneda. Nii, kas ma liigun praegu edasi? Maari, kuidas sulle tundub? Jah, ma arvan küll. Väga hea. Jooksvalt ikka küsimusi chatti ja jooksvalt neile vastame ja tuleme ka lõpus siis tagasi, kes soovib veel midagi kaasa mõelda. Mulle nii meeldis minu meelest, siit tekkis väga hea selline üleminek sellisele tänasele Eesti olukorrale ja kuigi see algus on siin võib-olla olnud selline kitsaskohtade keskne, siis ma tegelikult oma järgmises tükis tahan ka rääkida seda, et tegelikult on meil ka palju hästi. Ehk siis võib-olla see kokkuvõttev alguse mõte oleks siin see, et ehituskivid on olemas ja nüüd on neid vaja natukene sättida osapoolte vahel, ehitada kokku. Et tegelikult see alus, kust minna neid kitsaskohti lahendama, on täna olemas ja selle aluse on loonud jäätmereform, siis õigemini siis need jäätmeseaduse muudatused. Seda kindlasti üks meie tegelikult, kui me pärast tutvustame teile nagu seda visiooni ja teekaarti, siis üheks selleks vundamendiks seal on ka see pistrik, et palju head juba tehakse ja siit on tegelikult hea edasi siis ka minna. Aga põgusalt siis taaskord need rollid ja kuidas see vastutus siis natukene siis liigub. Jah, Peep? Jaa, aitäh, Peep Siim, Kliimaministeeriumi ringmajandusosakonna juhataja. Tahtsin veel seda täpsustada, et kui me võtame selle aruandluse tervikpildi Eestis, ma arvan, et me oleme Euroopas ikkagi päris head tegijad. Juba praegusel ajal, jah, meie puuduseks on see, et meil on need 1,5 aasta tagused andmed, mida me püüame siis Pistrik-süsteemiga uuest aastast lahendada. Aga ma toon nagu näite lihtsalt pakendite valdkonnast, et eelmisel nädalal oli meil Eurostati omavahendi audit ja meie Eesti riigina olime 3. hindamisgrupis, ehk see tähendab kõige usaldusväärsemas grupis, kus me räägime pakendi andmete auditeerimisest Eurostatile. Ja et see näitab juba seda nagu meie riigi taset võrreldes teiste Euroopa riigi tasemetega, kui usaldusväärsed on meil näiteks pakendi andmed, mille pealt me näiteks maksame oma vahendid, mitte ainult meie, vaid kõik riigid riigi eelarvest 16–20 miljonit eurot aastas. Et ma tahan nagu tuua selle nagu pildi laiemaks, et kus olukorras me oleme. See, et võib-olla kohalikud omavalitsused ei tea seda ja ei usalda riiki ringlussevõtu või pakendi andmete osas, see on teema, millega tuleb tegeleda. Ja ma arvan, et kohvihommikud ka, mis jäätmereformiga seoses on siis hea nagu võimalus ka kohalikel omavalitsustel täpselt aru saada. Et kui ma nagu liitusin kohtumisega, siis mul tundus, et me kuidagi nagu seda laia pilti ei too ette, et kuidagi mingi usaldamatuse barjäär on, et tegelikult riigil on olemas minu hinnangul selged rollid paika pandud ja tegelikult on ka olemas ülevaade, kui palju me ringlusse võtame, millised on komposti ringlusse võetud kogused, millised on digestaat biogaasijaamadest, mis ringlusse võtavad, klaasikogused, mis ringlusse võetakse, metallikogused. Et selles suhtes küsimus on praegu nagu, mulle tundub, et me võib-olla oleme liiga kriitilised, et pigem on küsimus selles, et kuidas me saaksime andmed kiiremini käima ehk saaksime reaalaja andmete lähedasemaks, et meil tekiks kiire juhtimiselement, et me saame iga näiteks kuu või 2 nädala tagant uued andmed, millega me saame teha juhtimise otsuseid, et veelgi paremaks minna ja lisaks see läbipaistvus, et sektor muutuks nii-öelda siis konkurentsivõimelisemaks, et see on nagu see põhiküsimus, mida
ma tahtsin lihtsalt tõstatada, et ei jääks seda nagu valet muljet, et need küsimustes minu arust ei olnud seda varianti, et mida oleks saanud pakkuda. Et see oleks minu poolt siuke kommentaar veel lisaks. Aitäh! Aitäh, Peep! See oli see muu, muu variant. Mul on hea meel, et sa praegu need aspektid välja tõid ja minu meelest see sellise kommunikatsiooni või sellise koostöö ja selliste ühiste mingite arusaamade mõte tuli meil ka tegelikult visiooniseminaril välja ja hiljem, kui me jõuame soovituste juurde, siis see tegelikult on üks asi, millele me soovitame ka edaspidi rõhku panna. Et nagu ma ka juba ütlesin, siis tõesti palju asju toimub, palju häid asju toimub. Me oleme kindlasti, kui ma hiljem tutvustan teile ka rahvusvahelisi praktikaid, me oleme kindlasti väga eesrindlikud nii mitmeski aspektis, aga küsimus on jah, et kuidas see siis nagu kõikide osapoolteni jõuab ja milline on võib-olla nende selline võimekus ka siis neid rolle täita. Aga Kristol oli vist vahepeal käsi püsti. Ja, tere, ma korras panin püstis, võtsin ära, mõtlesin, et ei hakka aega siin raiskama, aga ma ikkagi täpsustaks seda Siimu poolt antud vastust, et päris nii lihtne see asi kahjuks ei ole, et tegelikult on just, et millise nurga alt neid andmeid vaadata. See, et andmed olemas on, selles me oleme kindlasti esirinnas igasuguste statistikate ja mõõdikute vaates. Aga no ma järgmine nädal, et kes osaleb 8. aprillil Ilena Valdale päeval, seal ma teen ka ettekande ja toon ka välja tegelikult väga selged näited just selle sama teema ilmestamiseks, et kus meil on ringlusse võetud sisuliselt tõendamisega suured probleemid. Et see, mis välja paistab aruandluse paberil, ei võrdu ilmtingimata, et see päriselt ka nii on. Et see on tegelikult ikkagi sisuline probleem, et ringlusse võtta on, ma ju protsenti ei ütle, aga täna väga suures protsendis ainult näiline. Ja seda tegelikult see aruandlus, mis täna tekib riigil ja pistrikuga ka tekib, et seda andmekihti ikkagi keegi ei analüüsi. Ma olen endiselt selle seisukohal. Et see on vajalik see tegevus, et see ei ole mingi asendustegevus, mida siin selle projekti raames praegu tehakse. Et võib-olla on veel erinevad inforuumid andmete osas, et võib-olla Siimuga korraks maha istuma ja rääkima, et mida ma tean ja mida ma ei tea. Aga ma tean, et need andmed ei ole korrektsed täna. Ja sellest tekib veel päris palju pahandus siin korraldatud jäätmeveo tänaste hangete raames. Aitäh, Kristo! Kaks erinevat või selles mõttes, et kaks seisukohta. Ma arvangi, et võib-olla üks selle projekti selliseid, ma ei tea, kas kõrvallisandväärtusi või kuidas ma seda nimetan, on ka tegelikult nende osapoolte kokkutoomine, et selge on see, et seda, jah, Kristo ka mainis seda ühist mingit sellist inforuumi, et seda on vaja jõuliselt edendada ja me tegelikult näeme siin ka selle Inno-projekti siis potentsiaali. Aga siit ma liigun edasi, meil on hiljem veel arutelu aega ja kindlasti võib-olla see tänane seltskond, kes siin on, et saate ka omavahel vahetada kontakte ja ka siis hiljem ühel teisel või kolmandal teemal arutleda. Aga hästi põgusalt siis see tänane rollijaotus, et meil on siis nii-öelda 3 riiklikku asutust, Kliimaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, mille rollid on siis siin ka sulgudes toodud. Ma pikemalt peatuksin ikkagi kohalikul omavalitsusel, kuna see on meie töö fookuses, siis jäätmereform tegelikult
ju, te teate seda, et toob omavalitsuse rolli päris mitmeid muudatusi, et võib-olla selline kandev mõte on see, et omavalitsus ei oleks enam passiivne hankekorraldaja, vaid selline aktiivne jäätmevoogude suunaja, finantside haldaja. Et võib-olla 3 põhimõttelist muudatust ongi siis see veo- ja käitlushangete eraldamine, siis pakendjäätmete kohtkogumine, mis liigub ka omavalitsuse kätte ja see õigus jäätmevaldajatelt siis jäätmetasu koguda, millel on potentsiaal tuua siis see tehinguinfo tegelikult omavalitsuse kätte ja tegelikult annab siis teoreetiliselt omavalitsusele võimaluse sellist tarbijakäitumist analüüsida ja võib-olla ka siis hinnakujundust natuke andmepõhisemalt teha. Et see on siis see potentsiaal tegelikult, mis siis jäätmereformiga kaasa tulnud on. Võib-olla ettevõtete poolt kommenteeriksin ma seda, et me pisut vaatasime selles analüüsis, turuolukorra analüüsis ka ettevõtete sellist võimekust digivaldkonnas ja meie jaoks on oluline see eristus, et tegelikult suuremad käitlejad täna kasutavad palju erinevaid digisüsteeme, aga väiksemad ettevõtjad ikkagi ei ole suures osas digitaliseeritud, osad neist ei plaani ka neid investeeringuid teha, et see digilõhe saab kindlasti olema takistuseks nendele tegevustele, mida siis kas riik planeerib või siis mida ka innoprojekti raames nagu ette nähakse. Et see on üks asi, mida nagu arvesse võtta, millega arvestada, mis siis saab, eks siis aeg näitab, eks ole, et kas need ettevõtted tulevad kaasa, kui kiiresti nad tulevad kaasa või siis juhtub mingisugune kolmas variant. Nii, aga sellest tööst püüdsime teha ka üsna põhjaliku olemasolevate infosüsteemide siis sellise kaardistuse ja lisaks olemasolevatele siis muidugi vaatasime ka neid, mis on parasjagu arendamisel. Nendest räägin natukese aja pärast, aga ühed põhilised siis ikkagi täna Kotkas, OIS, PAKis, Proto ja omavalitsuse tasandi siis üks olulisemaid süsteeme on siis jäätmevaldajate register, mis täna suures osas on siis e-valdi moodulis, aga tegelikult kõrvale on tekkimas selline erasektori lahendus WasteWise, mis osaliselt on sarnase funktsiooniga, aga lisab sinna natukene sellist finantsilist mõõdet. Ja Bistrik, millest ei saa üle ega ümber ja mis siis loodetavasti ju uue aasta alguses täie hooga käima läheb ja siis selle OIS-i ja Kotkase jäätmearuandluse mooduli siis asendab ja toob omavalitsuseni need reaalajas andmed. Võib-olla, mis siin tasuks ära mainida, mis on nagu positiivne, on see tegelikult, et igal süsteemil on oma selge eesmärk ja kasutusvaldkond, aga võib-olla, mis on täna natuke puudujääk ja mida siis ka püütakse tulevikus lahendada, on see, et see integreeritud andmevahetus, et jah, et XD võimekus on siin üldjuhul loodud, aga et kui palju need süsteemid tegelikult omavahel suhtlevad, eks ole. Ja mida rohkem süsteeme, seda keerulisem on ka võib-olla näiteks omavalitsuse jäätmespetsialistil või keskkonnaspetsialistil ju nende vahel orienteeruda ja leida sealt neid andmeid ja suuta mõista, et okei, mida ma selle või teise kolmanda numbriga või siis mingisuguse numbrite kogumiga teha saan. Ja seda ma juba mainisin, et tegelikult see ja ka Maari ütles seda, et see kui palju andmeid omavalitsus nendest süsteemidest kätte saab, kui palju ta neid kasutada oskab, eks ole, suudab, sest et tõesti ressursid on ju piiratud, on Eesti lõikes
erinev, et meil on väga võimekaid, väga suuri omavalitsusi, kes lisaks nendele süsteemidele kasutavad ka, ma ei tea, koguvad ise andmeid, eks ole, aga me ei saa ära unustada seda, et meil on ka pisemaid omavalitsusi, kus ongi tööl ainult üks keskkonnaspetsialist, kes siis lisaks jäätmevaldkonnale tegeleb ka, ma ei tea, näiteks kasside ja koertega ja kõige muuga, eks ole. Et see pilt on ebaühtlane, on see, mis on see minu sõnum. Ja võib-olla üks probleem, mida tasub mainida, millest te ka kindlasti teadlikud olete, on ju see, et andmete sisestamine toimub osaliselt ikkagi täna veel käsitsi. Meil on veebivormid, on ju, meil on tabelfailid, võib-olla mida saab üles laadida, aga see toob ikkagi sellised teatud tagajärgi kaasa, et meil on, ma ei tea, valed jäätmekoodid ja mingid mõõtühikud ei ole päris korrektsed ja mingid andmed on nagu topelt loendatud. Et need on kõik siis probleemid, millega siis tuleb arvestada ja millega siis ka tegelikult ju riik püüab tegeleda ja siis mis sealt siis pistikus peaks natukene teisiti olema. Nüüd, meil on analüüsis selline nõiaring välja toodud ja ma püüdsin seda ka siia joonistada, et sellised 3 kitsaskohta, mis üksteisest sõltuvad. Et päris põhjalikult tutvusime selle Riigikontrolli auditiga, mis toob meid selle kõige esimese Menti slaidini, kus andmete usaldusväärsusega on ikkagi mingisugune probleem. Et täna veel ei ole võib-olla sellist süsteemset ristkontrolli, et kas näiteks see, mis ettevõte ütleb, et kas see on loogilises seoses mingite teiste näitajatega, eks ole. Ja riigi jäätmekava ütleb meile täna, et riigi kogutud ja avaldatud jäätmealased andmeid peetakse usaldusväärseks, aga me näeme, et sinna eesmärgini tuleb veel mõned sammud astuda. Nüüd järelevalve on selline kitsaskoht, sellepärast, et see on ressursimahukas, see võib olla kohati keeruline ja tagantjärgi on ju seda ka üpris keeruline teha. Ilmselt see reaalajas andmete nagu lähemale toomine siis oleks üks lahendusi siin, et kuidas see järelevalve saaks tegelikult natukene paremini ja tõhusamini toimima hakata. Ja riigi strateegilistest dokumentidest on ju täna näha, et sellised automaatsed lahendused on see, mis on tulevik ja ma arvan, et me sellega nõustume, aga siin on võib-olla selline et tegelikult kui sisendandmed on ju valed, siis see lihtsalt seal digisüsteemis need valed andmed liiguvad lihtsalt kiiremini, et igal juhul tuleb selle andmekvaliteedi või selle sisendandmete kvaliteediga vaeva näha. Ja sellest vastutusest me ka rääkisime, et võib-olla ka, mis nagu ka dokumente lugedes välja tuli, oli see, et KOV-idele ju on mitmeid kohustusi seatud, aga et võib-olla on natukene jäänud õhku see küsimus, et milline on tegelikult omavalitsuste võimekus täna igasuguseid neile pandud nagu ülesandeid täita, et tulen tagasi ühe eelmise mõtte juurde, et see on Eesti lõikes erinev. On omavalitsusi, kes saavad neile seatud ülesannetega hästi hakkama, aga on omavalitsusi, kus tegelikult see on keeruline ja me peame igal juhul tähelepanu pöörama neile, kellel see ei tule võib-olla nii lihtsasti. Et need 3 asja on siin omavahel seotud ja ma usun, et te nõustute minuga ehk. Aga nüüd siis veel kord, enne kui liigume rahvusvahelise praktika juurde, siis tegelikult räägiks ikkagi nendest senistest algatustest ka, et see probleemi kaardistus või selline kitsaskohtade kaardistus, et meil on kitsaskohad ja meil on ju võimalused nende lahendamiseks. Siis tegelikult kõik need kitsaskohad on meid toonudki
selleni, mida täna juba tehakse. Bistrik on siin kõlanud ja see on ka võib-olla tänane selline tehnoloogiline vundament, mida me kõik suure huviga ootame. Ja see on selline, Bistrik toob kaasa ju sellise põhimõttelise nihke, et meil on selline tagantjärgi aruandlus, mis saab nüüd reaalaja lähedaseks. Ja erinevaid konkreetseid uuendusi oleme siin ka täna maininud, et tavajäätmed saavad endale saatekirjad, eks ole, siis me loodame ju, et see andmevahetus hakkab toimuma masinliideste kaudu, mis siis eeldab ettevõtete siis ka kaasa tulemist, eks ole. Mida me analüüsis veel välja tõime, on ka siia slaidile kirja saanud, on needsamad e-veose lehed, eks ole, mis on seotud siis selle olmejäätmete saate dokumendiga ja tegelikult on siis ka välja toodud ambitsioonikas eesmärk, et aastaks 2030 võiks siis lähtudes siis andmete ja tehisintellekti valgest raamatust, võiks see halduskoormus väheneda 70%. Et see on väga ambitsioonikas eesmärk ja loodame, et see siis ka täitub. Üks oluline võib-olla mõte, mida välja tuua, mis on ka see, mis nagu Euroopa tasandilt läbi tuleb, on see ringmajanduse andmeruum. Et kui ma seda kirjeldama peaks, te saate sellest aruandest lähemalt lugeda, aga et siis tegemist on sellise justkui nagu võrgustikuga, mis on teatud mõttes nagu siduv kude erinevate osapoolte ja süsteemide vahel. Et kui me räägime sellest, et täna on probleemiks võib-olla siis õige info puudumine vajalikul hetkel, siis see andmeruum peaks looma siis sellise digitaalse ökosüsteemi, kus, ma ei tea, jäätmeandmetele, transpordiandmetele ja siis mingite, ma ei tea, tootmis- ja tooteinfole pääsevad siis erinevad osapooled turvaliselt ligi. Et see on tõesti selline tulevikuvaade, aga ka juba riigil tegelikult töös ka Euroopa tasandil, siis selline Euroopa ringmajanduse andmeruum. Põgusalt mainisin ka seda Wastewise'i, et mida võib-olla siit üldisemalt järeldada on see, et erasektor tegutseb, sest nõudlus on olemas, eks ole. Ja ma arvan, et see on ainult positiivne, et püüda leida neid lahendusi erinevatele probleemidele, et mitte ainult, et ma ei tea, riik peab pingutama või kohalik omavalitsus peab pingutama, aga et ka erasektor tegelikult püüab siin natukene kaasa aidata ja kaasa mõelda. Nii, siit ongi võib-olla hea tulla selle rahvusvahelise praktika juurde ja ilmselgelt see jäätmekorraldus ei ole siis ainult, ma ei tea, kas kohaliku omavalitsuse või mingi Eesti-sisene küsimus, vaid see, mis meil siin toimub, on tihedalt seotud ülejäänud Euroopas nagu toimuvaga. Ja tooks välja siis 3 sellist olulisemat regulatsiooni. Neid on muidugi veel ja saate aruandest ka lähemalt lugeda, et me püüdsime üsna põhjaliku kaardistuse teha, et mis siis nagu täna siis meid võib-olla kõige rohkem mõjutavad. Aga jah, et ka Euroopa Kontrollikoda on tegelikult välja toonud, et see andmete killustatus ja andmete nii-öelda hilinev laekumine on probleem ja minu meelest on siin isegi natukene nagu lohutav tõdeda, et me ei ole Eestis ainsad, eks ole, et see probleem on Euroopa ülene ja siin siis need 3 regulatsiooni on ka need võib-olla, millega siis Euroopa Liit püüab vastata nagu nendele probleemidele, et kõik need 3 tegelikult nõuavad siis sellist reaalaja lähedast ja masinloetavat andmeedastust. Ja minu meelest me siin juba näeme see, mida Peep ka ennist mainis, et me oleme Eestis üsna nagu eesrindlikud, et siin me juba saame öelda, et näete, et me juba tegeleme sellega, et siis sellele regulatiivsele ootusele Euroopa tasandilt vastata ja päris suur hulk riike
ei ole nii kaugele veel jõudnud, nii et igal juhul positiivsed arengud. Aga võib-olla mida siis veel mainida ongi see, et Euroopa Liit püüab liikuda ka siis selliste ühtsete standardite suunas. Me räägime, ma ei tea, taksonoomiatest, eks ole, mis tagaksid selle, et ükskõik millises riigis me oleme, me mõistame siis siis mõistame mõisteid ühtemoodi, et tegelikult on ka Euroopa Kontrollikoda välja toonud, et isegi see olmejäätmete mõiste ei ole liikmesriikide vahel kuidagi nagu ühtlaselt defineeritud, et see on ka kindlasti miski, millega siis lähiaastatel hoogsalt tegeletakse. Ja ma võib-olla siin lõpetaks taaskord selle mõttega, et tegelikult Eestil on praegu päris suur ja hea võimalus selles mõttes, et Bistrik ja jäätmereform ja kõik sellega seondub ju kokku selle Euroopa nii-öelda regulatiivse lainega ja me oleme seisukohal ikkagi, et see on hea lähtepositsioon, aga võib-olla selline ikkagi väike aga on see, et kõik see, mis me siin täna teeme riigi tasandil, omavalitsuse tasandil, ka see innoprojekt, et kui me neid tegevusi kuidagi ei koordineeri, siis võib-olla me oleme ühel hetkel olukorras, kus meil on tulemuseks kiirem aruandlus, aga mitte parem juhtimisvõimekus, on ju, et seda on vaja teha ikkagi koostöös. Aruandes põgusalt puudutame ka selliseid tulevikutehnoloogiaid, näiteks siis asjade interneti, sensorid, digitaalsed vesimärgid, tehisaru, siis tuvane mustrituvastus, et see kõik on tulevik ja ma arvan, et kui me need esimesed probleemid siin suudame nii-öelda ära lahendada, siis on väga hea ka sinna tulevikku edasi astuda. Aruandes me ka vaatasime natukene lähemalt, põhjalikumalt siis kolme riiki. Nendeks riikideks oli Läti, Soome ja Austria ja me otsisime näiteid, millelt oleks hea õppida. Ja ma tõesti usun, et seda saab teil olema kohe eriti huvitav lugeda sellest aruandest, aga siin võib-olla põgusalt, et üks näide, mis meile Läti puhul paistis väga positiivsena silma, oli selline kohalike omavalitsuste ringmajanduse indeks. Et seal ei ole siis mitte arvestatud ainult koguseid, vaid ka igasuguseid muid kriteeriume ja tegelikult selliseid küsitlusi ja hinnanguid, et nii elanikud kui ka omavalitsus ise sai tegelikult siis vastata sellisele küsitlusele ja siis öelda, et millise stiilis, et kuidas ta ise hindab oma tegevust. Ja siis sealt tulevad sellised põhjalikud, head kvalitatiivsed andmed. Ja meile kuidagi tundus, et Eesti ja Läti mõnes mõttes on ju sarnased ja võib-olla see õppetund siit on see, et omavalitsuste võib-olla sellist edukust ei tohiks hinnata ainult mingite, ma ei tea, jäätmete tekkekoguste või siis mingite muude numbrite põhjal, sest et siin on hästi palju seda konteksti, mida Läti näide tõi välja ja mida on oluline arvestada. Näiteks, ma ei tea, mingid kohalikud suurtööstused võivad seda objektiivset pilti meenutada, et minu meelest siin vesteldes ühe omavalitsusega siis selle uuringu raames tuli samuti välja, et ühel aastal järsku tekkis hästi palju jäätmeid, tundus, et kõik on täiesti punases, on ju, aga mis oli tegelikult see, et ühel ettevõttel tekkis tohutus koguses ehitusjäätmeid sel aastal, see oli see kontekst, on ju, et selliseid asju tuleb igal juhul arvestada ja selline Läti indeks ka sellise laiema konteksti arvestamise võimaluse tegelikult sisse toob.
ja võib-olla selline elanike harjumuste nagu kompamine, mõõtmine on omaette suure väärtusega, sest et see ju näitab tegelikult, kas jäätmepoliitika on olnud edukas, eks ole. Et selle lähenemise võib-olla sellised miinused on kindlasti kulukus, võib-olla keerukus läbiviimisel, aga ilmselt mingi perioodi tagant oleks seda mõistlik teha. Et jah, et täna meil üht-teist ka tehakse, et minu omavalitsuses ju ka on sellised teatavad rahulolu näitajad, aga et võib-olla tasub veel korraks Läti poole vaadata, et kas on midagi, mida siis üle võtta, mida veel paremini teha. Nii, üks veel väga lähedane näide, Soome. Ma arvan, et mitmed teist on Soome näitega ka kursis, aga võib-olla see mõte, mida siit kaasa võtta, ja see on ka täna päris palju kõlanud, on see koostöö. Ehk siis, kui teha asju koos, on võimalik teha suuremini, paremini. Et Soome näide on see tegelikult, et need omavalitsused on üheskoos saanud teha märkimisväärseid siis nagu digiinvesteeringuid, mida üksik omavalitsus tegelikult ei suudaks. Ja võib-olla siin selline peamine takistus ei olegi seotud tehnilise poolega, vaid hoopis sellise õigusliku poolega, ja mida tasub ka Eestis nagu arvesse võtta, on see, et Soomes on olnud küsimused, et kes omab tegelikult näiteks toote kasutamisest tekkivat andmestikku, kas see on tootja, kas see on kasutaja, kas see on käitleja, et sellised küsimused on oluline kindlasti läbi arutada. Ja siis jah, taaskord rõhutan seda, et see omavalitsuste koostöö on olnud see Soome mudeli võib-olla tugevus, ja see on ka miski, mida tuleb Eestis siis veelgi rohkem tegelikult edendada. Ja viimane riik on meil siis Austria, kes on Euroopa mõttes väga eesrindlik elektroonilise andmehalduse mõttes, ja võib-olla see on ka võib-olla kõige relevantsem näide teatud mõttes, sest et need probleemid, millega Austria oma süsteemi arendama asus, olid sarnased ja see ambitsioon oli samuti sarnane. Ja need 4 elementi, mille siis Austria ma ei tea, nimetame siis seda, ühesõnaga, kui te mõtlete, mis see paralleel on, siis see on natuke nagu kotkas, eks ole. Et mis need 4 konkreetset elementi seal Austria näites on ja mis on oluliselt välja tuua, on võib-olla see, et Austrial on väga tugev on üles ehitatud see masin andmevahetus, kus siis väga paljudes ettevõtetes on kasutusel sellised siis lahendused, kus ettevõtte tarkvarast liiguvad andmed otse riiklikusse süsteemi vastavalt siis väga selgetele reeglitele ja standarditele. See tsentraalne register CAR-EG on päris huvitav selles mõttes, et see on selline keskne isikute ja rajatiste põhiandmete register. No seal on näiteks, ma ei tea, aadressiandmed, mingid asukohad, omanikud ja nii edasi. Et need on siis nagu baasandmed, mida tegelikult ei olegi ju tarvis ju mitu korda sisestada. Et see iga kord, kui on võib-olla mingi konkreetse valdkonna andmete sisestamine, näiteks peame sisestama mingisuguseid, ma ei tea, jäätmekogused, siis see põhiandmete komplekt tuleb sellest CAR-EGist ja see ettevõte või andmesisestaja ei pea neid andmeid enam topelt sisestama. Austrias kasutatakse siis selliseid globaalseid identifikaatoreid, mis siis välistavad selle, et keegi saaks valida vale asukoha või siis vale partneri, et see süsteem taaskord automaatselt viib kanded omavahel kokku.
ja Austrias on ka tegelikult üks ministeerium, kes nende andmete eest vastutab, et seal rohkem osapooli tegelikult ei ole. See õppetund või see aga, mis siit kaasa tuleb, on see, et Austria süsteemi arendamine on võtnud aega pikalt, 20+ aastat endiselt arendatakse. Võib-olla millele meie siin mõtlema peame, on see, et kas meil on nii palju aega, eks ole, ja kui ei ole, siis kuidas tegelikult kiiremini väga-väga hea tulemuseni jõuda. Et võib-olla ongi siis 3 mõtet siin, et prototüüpimine, piloteerimine ja selline iteratiivne arendus. Et me peame tegutsema natukene tempokamalt võib-olla selleks, et püsida siis Euroopas eesrinnas, nii nagu Peep meile ennist välja tõi. Nii, me jõuame nüüd visiooni ja teekaardini ja ma esitlen teile visiooni ja siis me saame teha jälle ühe sellise menti koos läbi, et saan ka teha rääkimisest väikese pausi ja saame ka vahepeal võib-olla siis mõtteid vahetada. Aga see visioon ja teekaart, mida ma teiega nüüd jagan, et need on sündinud siis päris paljude inimeste koostöös, et ühelt poolt on meil see dokumendi baas siin, et meil on see turuolukorra analüüs, ehk siis see dokumendi analüüs, needsamad rahvusvahelised praktikad, aga siis nagu ma ka ennist mainisin, siis märtsi keskel toimus meil selline visiooniseminar, kus siis oli meil 28 osalejat, pluss mina ja Maari, et sellise suurema seltskonnaga siis mõtlesime läbi, et milline võiks see olla jäätmevaldkonna andmehalduse ja juhtimise siht siis omavalitsuse vaatest ja selle projekti konteksti arvestades. Ja kuhu me siis jõudsime? Et päris mitmed, kes ka täna siin on, teie olete ka siia panustanud, et loodan, et tunnete oma mõtted ära, aga see visioon sai kirja sellisena, et kohalikul omavalitsusel on siis süsteemne, ajakohane ja usaldusväärne ülevaade oma territooriumi jäätmehoolduse andmetest, tulemustest ja mõjudest. Ning omavalitsus kasutab neid andmeid siis juhtimisotsuste tegemiseks. Ja kui me selle visiooni nüüd natuke laiali lammutame, siis siin on 4 sellist elementi, mis on täna juba ka jutust mitmel korral läbi käinud. Et me saame rääkida ju jälgitavusest, ehk siis omavalitsus näeb tulevikus siis seda käitlusahelat tekkekohast kuni lõppjaamani, lõppkäitluseni reaalaja lähedaselt. Ja siis me ei tee siis enam seda nagu statistikast kuidagi tagantjärele, vaid ikkagi regulaarselt. Nüüd andmete tõesus. Meie selline visioon on see, et omavalitsus saab andmeid usaldada. See eeldab võib-olla selliseid mitmesuguseid kontrolle, eks ole. Kindlasti Austria näitel me saame rääkida seda, et automaatselt saab mingisugused ebakõlad tuvastada, eks ole. Mingid digisüsteemid aitavad meid siin, eks ole. Et neid võib-olla selliseid võimalusi tulevikus selleks on erinevaid, et kuidas andmete tõesust tagada. Kui me mõtleme veel kaugemale tulevikule, eks ole, siis ma ei tea, me saame rääkida siin kindlasti tehisarust ja kõigest muust sellisest, et võib-olla need konkreetsemad lahendused või sellised natuke konkreetsemad mõtted on ka üks osa sellest innovatsiooniprojekti sellisest teadusarenduspoolest, et on mida oodata. Nüüd visiooni 3. element on ju kindlasti mõju ja kvaliteet, et ma usun, et iga omavalitsus täna ikkagi tahaks hinnata seda, kas see, mida me teeme, on tulemuslik, eks ole. Ja kas
elanikkond on selle jäätmehooldusega rahul. Need on võib-olla 2 aspekti, mis on ka olulised komponendid siin visioonis. Ja andmete kättesaadavus ja kasutatavus on võib-olla selline eraldi oluline punkt veel, et kui me tuleme tagasi selle päris esimese tuummõtte juurde, et andmeid on palju, nad on olemas, aga kas me teame, mida nendega teha, kas me teame, kust neid leida, kas me teame, milline on kontekst nende andmete juures, on ju, et see visiooni element püüab just seda või neid kitsaskohti adresseerida. Ja eesmärk on ju see, et omavalitsus ei pea tulevikus andmeid otsima erinevatest süsteemidest. Et üks variant ju, mis ongi laual, on see, nagu me ka seal visiooni seminaril kuulsime, et Pistrikusse on plaanitud siis sellised omavalitsused nagu mingid standardvaated, omavalitsuse töölauad ja siis sealt tuleb selline andmete kättesaadavus ja kasutatavus, et need on ühes kohas koos. Aga muidugi lõppkokkuvõttes võib omavalitsus ka ise endale mingisuguse tööriista ju arendada ja pärida näiteks andmeid siis Pistrikust. Laias laastus need on siis need visiooni osad ja enne kui me lähme teekaardi juurde, siis ma nüüd palungi natuke teie kaasamõtlemist. Me viimast korda võtame ette selle menti ja ma palun teil siis võib-olla taaskord avaldada oma arvamust selles osas, et mis ikkagi on kõige olulisem. Kas meie jaoks on, või õigemini teie jaoks, vajaks kõige rohkem tähelepanu ikkagi see jälgitavus või on hoopis see kõige põletavam koht andmete tõesus, on see mõju kvaliteet või lõpuks andmete kättesaadavus. Siin väike selline mõttekoht, et tegelikult 5. variant on jälle puudu ja see on see kõik eelnevad. Aga et võib-olla te ikkagi suudate mõelda praegu sellele, et mis vajab kõige rohkem tähelepanu, et kui peaksite ühe valima, siis mis see oleks. Et minge sinna menti.com, siin on kood on kõrval kirjas, võite ka skaneerida ja minutikese siis vaatame, kuidas need tulemused meile siia, näete, reaalajas, mitte isegi reaalaja lähedaselt, vaid täitsa reaalajas siia ekraanile jõuavad. Et ma näen, et inimesed on veel süsteemis sees ja mõtlemas, 10 inimest on meile juba oma nii-öelda hinnangu andnud ja ma näen, et see andmete tõesus on ikkagi see võib-olla selline kõige põletavam koht siin, aga et ülejäänud siis 3 aspekti samamoodi olulised. Ja tegelikult see küsimuse taust ei olegi ju see, et justkui valime ühe välja ja teistega ei tegele, et ei, nad kõik on visioonis sees ja see innovatsiooniprojekt ka nende siis kõigi elementidega ühel või teisel viisil tegeleb. Ma küsin korraks, Maari, kas chatis on vahepeal midagi toimunud, sest et taaskord mul see chat on kuhugi kadunud, nii et ma siin toetun tugevalt sinu peale. Ja, on toimunud, aga Maari on need asjad kõik ära lahendanud. Et meil on siin mõned küsimused, et mis see Wastewise täpselt on. Ma võib-olla sõnastasin ennast natukene halvasti, et see ei ole, minu mõte oli see, et see ei ole sama asi, mis on Evalt, on lihtsalt täiendav lahendus, mida erasektor tootena pakub. Ja siis meil oli siis ECMR ja EFTI küsimus. Jah, EFTI on kanalina, kuidas neid nii-öelda VVOs lehteid ja neid andmeid vahetama hakata. Tegemist on ühe nii-öelda ökosüsteemi ja lähenemisega. Just. Aga muidu said vist kõik teised asjad on okeid.
Okei. Taaskord juba need mõtted, mis siin kõlasid põgusalt, mul on hea meel, et chatis on ka selline elu toimunud, aga tõesti seal aruandes on ka need kirjas. Meie aruanne on 90 lehekülge, et teil on seal kindlasti mõnusalt lugemist ja kui on täpsustavaid küsimusi, siis või tahate natuke süveneda, siis see on see koht, kust kõike seda infot ka saab. Aga nii, no näete, tuleb tõdeda, et see andmete tõesus on kõige valusam punkt siis, eks ole, et kuidas me ikkagi saame tagada selle, et need andmed, mis esitatakse ja need andmed, mis siis osapoolteni jõuavad, näiteks omavalitsuseni, kuidas need oleksid tõesed ja see on tõesti üks küsimusi, millele siis järgmistes innoprojekti etappides ka tähelepanu pööratakse. Et mul on hea meel, et me liigume õiges suunas. Aga vaikselt hakkame lähenema siis lõpule, ettekande lõpule. Ja ma jagaksin teiega veel 2 asja. Esimene ongi siis see teekaart. Aitäh kõigile, kes seal Mentis oma arvamust avaldasite. Loodan, et natukene pani mõtte tööle ja pisut virgestas. Aga et see teekaart, siin on ta hästi põgusalt, lühikeselt välja toodud, põhjalikku tabelit tegevuste lõikes ja ka konkreetsete nagu ajaperioodide lõikes näete te siis lõpparuandest. Aga laias laastus ma saan siis öelda seda, et see teekaart on 4-etapiline ja need etapid on omavahelises sõltuvuses. Ehk siis see tähendab seda, et selleks, et järgmine etapp saaks toimuda, peab eelmine olema vähemalt osaliselt siis toimunud. Ja me hetkel olemegi selles esimeses etapis. Siia jääb siis see pistriku esmane funktsionaalsus. Me räägime seda, et me tegeleme jäätmereformi, kuidas ma siis ütlen, edasise tutvustamisega või selles mõttes, et tegelikult ju omavalitsustel veel täna on küsimusi ja needsamad ka siin mainitud kohvihommikud ja muud sellised üritused aitavad siis lahendada neid jäätmereformiga üles kerkinud selliseid küsimusi, murekohti ja nii edasi. Et siia etappi paigutub loomulikult ka seesama turuolukorra analüüs, mida me siin teeme, aga ka siis tegelikult need järgmised innovatsiooniprojekti etapid, et me räägime seda, et me hakkame mõtlema üldse sellele, et milliseid andmeid omavalitsus mingite otsuste tegemiseks vajab, eks ole, et kõik see jääb siia ja üks oluline osa, mis tuli visiooniseminaril väga selgelt välja, on see, et siin on ikkagi see kriitiline koostöö erinevate osapoolte vahel, eelkõige kui me räägime innovatsiooniprojektist, siis see innoprojekti meeskond ja siis see võib-olla selline riigi meeskond nii-öelda, et eelkõige siis see pistriku meeskond, et kuidas tegelikult innoprojekt saaks panustada nendesse loodavatesse KOV-i töölaudadesse, mis on pistrikusse planeeritud. Et sisendit, ma arvan, et omavalitsused annavad rõõmuga ikka selleks, et see pistriku funktsionaalsus saaks selline, mis kõige paremini omavalitsuse vajadustele vastaks. Teine etapp on võib-olla siis see innovatsiooniprojekti selline sisuline tuumik, et me räägime siin sellisest teadus-arendustööst, protsesside mudeldamisest, tõesuse kontrollmehhanismidest, eks ole, et kõik see, et see on hästi-hästi mahukas, te näete ka, et see ajaraam siin on päris pikk.
Aga igaks juhuks ütlen ka, et need etapid, et siin on see innoprojekt sees, aga see teekaart loomulikult hõlmab ka muid osapooli ja muid arendusi, sealhulgas siis riigi siis ettevõtmisi, et see teekaart on ikkagi pisut laiem. Nüüd kolmandas etapis me jõuame tegelikult selleni, kus võib-olla selline, ma ei tea, need omavalitsuse töölauad näiteks on juba aktiivselt kasutusel, me saame õppida, mida peaks muutma, mis on hästi, mis vajab parendamist ja kõik selline. Ja siis siin on võib-olla ka selliseks oluliseks märksõnadeks taaskord see KOV-ide koostöö, et me saame kogemusi jagada, võib-olla isegi siis teha mingisuguseid piirkondlikke lahendusi, ma ei tea, näiteks hangetega ja nii edasi. Et kõik selline kasutusega seotud siis koondub siia etappi. Ja loomulikult me peame vaatama ka natuke kaugemasse tulevikku, et võib-olla saame siin rääkida sellest digitaalsest tootepassist, see on see DPP, siis äkki saame isegi rääkida sellest, et see, mida me ehitame siin täna innoprojektis, eks ole, äkki selle vastu on huvi ka teistel riikidel, sest et nagu ma ka ennist mainisin, siis need probleemid on ikkagi päris sarnased ja kui ma arvan, et kui ühes riigis midagi hästi tehakse, siis on seda mõistlik ka teistega jagada. Et jah, võib-olla siit siis liiguks selle viimase slaidini ja siis väga rõõmuga ootaks, et saame sellist ühist arutelu veel pidada. Aga ma jagaks teiega ka neid soovitusi, mida siis meie konsultantidena kõige selle kokkuvõttes lõpuks teeme. Ja need soovitused on natukene laiemad selles mõttes, et osaliselt suunatud siis innovatsiooniprojekti elluviijatele, aga samal ajal ka võib-olla riigile ja omavalitsustele laiemalt. Et meie näeme võib-olla et selle projekti lisaväärtus tegelikult ongi seesama andmete tõesuse kontrollimise loogika ja tegevuste mõju hindamine. No see andmete tõesus, see tuli ka teie sellest menti hinnangust välja, eks ole. Et me näeme, et just see aitaks projekti nagu kuidagi esile tõsta ja loob selle võib-olla ka selle potentsiaali, et ka teistel riikidel on sellise lahenduse vastu huvi. Ja võib-olla siis sellega seotud on ikkagi see, et teeme seda kõike teaduspõhiselt. Ma tean, et see on projektiga sisse kirjutatud, et see teadus-arendustöö on, aga me tahame seda siin veel rõhutada, et need teaduspartnerid, ma ei tea, olgu see Maaülikool, TalTech, et nemad saavad aidata siis sellise metoodika väljatöötamisse, eks ole, mis oleks tõenduspõhine ja taaskord, et see võib-olla saaks olla relevantne ka mujal maailmas. Nüüd sellest KOV-ide erinevast võimekusest oleme täna samamoodi rääkinud. Ja kui see innovatsiooniprojekt on täna väga tugevalt seotud Tartu vallaga, siis mida me ikkagi saame öelda, et on igati eesrindlik, kas või juba selle näitaja põhjal, et seal on see innovatsiooniprojekt sees, siis tegelikult, kui me räägime sellest, et me hakkame midagi testima, siis me tahame rõhutada seda, et me peame vaatama ka kaugemale, ma ei tea, kas siis geograafilisemalt kaugemale või siis natuke ka nagu nii-öelda sisulisemalt kaugemale, et tuleb punti võtta mingisugune väiksem omavalitsus, eks ole, et need lahendused, mida me täna siin teeme, nad peavad toimima ka sellises omavalitsuses, kus on tööl ainult üks inimene, kelle ülesannete hulka kuulub ka palju muid asju, et me peame tegema sellise hea ja lihtsa asja, mida saab kasutada kõikides Eesti omavalitsuses, et ma arvan, et see on see siht ja ambitsioon, mida tasub nagu meeles pidada. Ja
oleme sellest ekspordivalmidusest siin ka põgusalt juba nagu rääkinud, aga et tõesti, et kui Euroopa Liidu riikidel on ju täna samad regulatiivsed nõuded ja ka samad probleemid, nagu me nägime, siis tuleb kõike seda juba algusest peale arvesse võtta, sest et hiljem, ehk siis kui me räägime seda, et me teeme ta võib-olla väga Eesti spetsiifiliseks, siis see hilisem selline üldistamine on võib-olla pisut keerukam ja see soovitus käib eelkõige siis võib-olla mingi sellise andmearhitektuuri või sellise tehnilisema poole pealt nagu kommentaariks. Ja see viimane, ta on jäänud siia viimaseks soovituseks, aga võib-olla ta on isegi kõige olulisem soovitus, on see, et ikkagi räägime omavahel, mis toimub. et me näeme, et innovatsiooniprojektil on võib-olla selline potentsiaal olla see ühenduslüli riigi ja omavalitsuse vahel. Et tegelikult me näeme ju täna seda, et see jäätmereform ja siis selle osana siis Bistrik on ju seesama meie innovatsiooniprojekt, et nad võib-olla kujundavad natuke nagu samaaegselt seda, kuidas omavalitsus tulevikus andmetega töötab. Aga see omavaheline koordineerimine on täna veel algusjärgus ja siis meie soov ongi siin rõhutada seda, et kaasame üksteist, eks ole, et see innoprojektil võib-olla ongi see hea hetk siin see mingisugune koostöömehhanism luua, eks ole, et oleks selline ühtne siis mingisugune vorm tõesti Keskkonnaagentuuri, Kliimaministeeriumi, Keskkonnaameti ja siis KOV-ide vahel. Et teil juhtuks seda, et üks teeb oma nurgas, teine teeb oma nurgas ja siis me võib-olla ei saagi kokku või teeme paralleelselt sama asja. Et see koostöö on see, millega ma arvan, on siis hea lõpetada võib-olla, et ma mõtlesin, kas ma teen ka mingi lõppsõna, aga ma arvan, et lihtsalt lühidalt on see, et me oleme suurte muutuste keskel. Bistrik on väga oodatud, me kõik väga ootame seda, see loob sellise uue nagu kihi, mida võib-olla varem ei olegi olnud, eks ole. Ja jäätmereformist oleme täna rääkinud, et see suurendab omavalitsuse vastutust ja annab uusi tööriistu, loob uusi võimalusi. Ja ka see innoprojekt on tegelikult ju vajalik algatus, et püüdes vastata küsimusele siis, et kuidas teada, kas jäätmetega tehti õigeid asju õiges kohas, õigel viisil. Ja me arvame, et need kõik tegevused on ääretult vajalikud selleks, et jõuda sellise üle-euroopalise kõige parema jäätmekorralduse mudelini siis, et jah, ma ei tea, läks vist natuke laiali, aga ma siinkohal lõpetaks selle esitluse osaga. Ja nüüd tõesti palun küsimusi chatti, palun küsimusi siis niimoodi, et teete mikrofoni lahti ja küsite, et mina ja Maari rõõmuga vastame. Võib-olla on küsimusi ka laiemalt, et sest meiega on siin ka ju innovatsiooniprojekti eestvedajad, et palun, nüüd on siis see vaba mikrofon. Nii, Peep, palun. Ja, aitäh põneva ettekande eest. Ma tahtsin mõnda asja võib-olla rõhutada, mida on nagu võib-olla tark meeles pidada, et nende hangete osas siis uus seadus näeb ju ette selle, et meil on vedudele ja käitlusele eraldi hanked. Ehk kohalik omavalitsus teeb edaspidi ju käitlushanked eraldi, on need siis biojäätmete käitlus, segaolmejäätmete käitlus, et sealt tekib see ülevaade, mis nendest jäätmetest saab. Ja siis vedude osas tehakse eraldi hanked ja see, mis puudutab nüüd neid pakendijäätmeid,
siis seal kohalik omavalitsus hangib veo vaheladustusplatsile, kus siis need pakendijäätmed jagatakse vastavalt turuosadele tootjavastutusorganisatsioonidele, kes hangivad ise käitluse ehk pakendijäätmete käitluse eest vastutab ikkagi tootjavastutusorganisatsioon, kohalik omavalitsus vastutab selle eest, et need pakendid oleks liigiti kogutud ja viidud siis sinna vaheladustusplatsile. Et need vastutuse osad ja kui rääkida nüüd nendest riigi töölaudadest Pistriku kontekstis, siis seal on nagu mõeldud järelevalve töölaud, siis eelkõige Keskkonnaametile, kes siis jälgib just seda, et kuhu need jäätmed liiguvad, kus need hakkavad kuhjuma näiteks ladudesse, et mingeid riske ohjata, aga ka näiteks sama pakendijäätmete puhul, et kui vaheladustusplatsilt nad liiguvad edasi käitlusesse kuskile, et siis kuhu nad liiguvad, et seda on võimalik siis nagu järelevalve töölauaga, see on siis selline sisemine info on ja riigiasutustele järelevalve jaoks. Ja siis on lisaks siis on selline riigi üldine töölaud, kus me saame seda infot kuvada ja on kohalike omavalitsuste töölaud mõeldud. Meie minu arust oleme mõelnud seda pigem nii Keskkonnaagentuuriga koos, et see on selline üldine töölaud, mis annab kohalikule omavalitsusele infot siis selle kohta, et mis see liigiti kogumise määr neil on. Et iga kohalik omavalitsus, meil on vist 78 neid, et tekib, et kui palju enam-vähem reaalajas liigiti kogutakse igas siis kohalikus omavalitsuses. Ja see on nagu see põhi, selle töölaua mõte. Ja siis summeeritakse Eesti peale kokku liigiti kogumine ja ringlussevõtu info tuleb siis nagu eraldi. Et kohalike omavalitsuste töölaual meie esialgu rohkem midagi mõelnud, mis võiks olla selle projekti nagu täiendav lisaväärtus kohalikele omavalitsustele minu hinnangul on see, et kohalik omavalitsus saab siis läbi Pistriku andmeid. See tuleb ka kokku leppida, kuidas see andmevahetus siis toimub, nii et tegemist on ju AK andmetega, mida siis ametnikud kasutavad oma töölaual. On see mingi leping kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaagentuuri vahel või see mingi tüüpleping või see andmete vahetus tuleb siis kokku leppida, mida siis saavad kohaliku omavalitsuse ametnikud oma töölauale. Seal ma näen nagu kahte nagu võidu kohta. Üks on see, et kui meil tekivad need veoringid, siis meil tekib nagu ülevaade veoringide puhul sellest, et kohalikul omavalitsusel on ju olemas andmebaas sellest, et millised majapidamised või kinnistud on korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud. Me näeme siis täpsemalt seda, et kus siis see liigiti kogumine paremini toimib ja kus mitte, kui me seostame need kaks andmehulka omavahel. Ja sisuliselt me saame nagu veoringide kaupa näha, et millistes kohtades siis liigiti kogumine võiks paremini toimida ja siis vastavalt sellele nagu ka oma järelevalvetegevusi kohalikus omavalitsuses planeerida ja lisaks ka kommunikatsioonitegevusi planeerida. Ehk see töölaud nagu Keskkonnaagentuur sellist töölauda ei paku, aga see projekt minu hinnangul võiks pakkuda nagu töölauda ametnikule, mis aitaks tal järelevalvet planeerida tõhusamaks ja teiseks siis kommunikatsiooni. Et kui me teeme kampaaniaid liigiti kogumise osas kohalikus omavalitsuses, et siis me teame, et millistes piirkondades on vaja neid kampaaniaid teha ja millistes mitte. Et kus liigiti kogumine toimib hästi, seal ju ei ole probleeme, aga kus on segaolmejäätmete hulgad väga kõrged, et sinna me saame ka seda ressurssi kohalikus omavalitsus või teavituskampaaniat rohkem suunata. Et väga nagu lahe oleks see, kui selle projekti käigus mõeldaks nagu selle innovatsiooniprojekti raames ja sellised töölauad nagu KOV-idele, ma arvan, et need võiksid nagu aidata just juhtimise ja järelevalve otsuseid parandada kohalikul tasandil. Et Keskkonnaagentuur hetkel siis selle Pistriku vähemalt esimeses etapis küll ei ole mõelnud detailsemaid töölaudasid kohalikule omavalitsusele. Aga me saame neid arutelusid siis pidada siin üheskoos, et sellised mõtted minu poolt. Aitäh, Peep!
minu meelest see oli kuidagi täpselt see, mida oli praegu vaja kuulda, et see innovatsiooniprojekt jah, täidaks ju me soovimegi, et see täidaks ju väga selgelt sellist, ma ei tea, nimetagem seda siis nišiks, eks ole. Ja see tuli siit sellest Peebu mõttekäigust praegu ka välja. Nii, kes võtab sõnajärje üle, tahab midagi jagada, kommenteerida, küsida. Võin siit mul siin slaide rohkem ei ole. Tänu oli ainult, ma arvan, et ma võin selle siit kinni panna, siis me näeme kõik üksteist natuke paremini äkki. Nii, ma näen ennast praegu ainult. Hea küll. Nii, ma vaatan, kas siin on ma korraks mõtlesin, et äkki Allan saab ka öelda, et kuidas siis see innovatsiooniprojektiga edasi minnakse, et meil on mis esimeses etapis, et neid etappe on veel tulemas, et võib-olla siin hea on siin ringis siis nagu korraks võib-olla sellel põgusalt peatuda. Ja Telia poolt siis ka tere kõigile ja muidugi suured tänud analüüsi kokkupanijatele, et märkimisväärne töö on ära tehtud ja väga tänuväärne töö, sest lõppkokkuvõttes on muutusi väga keeruline juhtida, kui puudu fikseeritud olukord. Et nüüd see on tehtud ja tõepoolest veel kord korrata seda alguses skoobist jutuks olnud mõtet, et see oli olukorra fikseerimiseks. Tõepoolest palju on kohe juhtumas nii riiklikul tasandil kui ka siis meie projektis. Ja see analüüs saab olema aluseks eelkõige meie andmemudelite ja andmearhitektuuri väljatöötamisel. Et siis seal need samad momendid, mida siin ka korra välja toodi, et missugused andmed riigi käest liiguksid siis KOV-i töölauale ja võib-olla siis ettetõttavalt ka vastupidi, liikumine oleks seal olemas. Et see on esimeses järjekorras nüüd selline järgmine samm ja selle kõrvale lisaks andmemudelitele tuleb ka see osa, mis siin ka küsitlustes korra läbi käis, et hinnata ka jäätmehoolduse üldist laiemat mõju meie keskkonnale ja ühiskonnale. Et selle raames teeme siin koostööd teadusasutustega ja püüame leida selliseid standardiseeritud mõõdikuid, et hiljem siis erinevates omavalitsustes kasutusel olevaid hooldussüsteeme omavahel võrrelda. Ja kui see taustsüsteem saab suures osas paika, mis puudutab mõõdikuid, standardeid ja andmemudeleid, et siis saab edasi meil plaanis teha ära see tarkvaraarenduse osa, kus siis peaks saama füüsiliselt juba suhelda selle töölauaga. Praeguseks on ta planeeritud hanke väljakuulutamisega juulikuus, ehk siis teise poolaasta algus ja testimised võiks jääda aasta lõppu ja ka otsaga tulevasse aastasse, kus Bistrik juba päriselt peaks töös olema, nii et mudelit saab jooksutada ka päris andmete põhjal tuleva aasta algul. Ja praktiliselt siis tänasest veidi vähem kui aasta pärast on kokkuvõtted, et projekt on meil plaanitud lõppema märtsikuus 2027, et sellest teeme siis eraldi kokkuvõtte, kuidas innovatsioon õnnestus ja kui palju väärtust siis luuakse. Et see siis kokkuvõttelt kõik, et kui veel nüüd küsimusi kellelgi kommentaare, tere tulnud kõik. Ma vaatan, ja loomulikult, kui mitte, siis meiega saab kontakti igal ajal võtta ja saab ju ka nii-öelda väiksemas ringis asju arutada, et kui tuli mingeid häid mõtteid.
Peebu mõte ka, et suhtleme aktiivselt ja otse. Ehk siis Allan, siit tuleb see teatepulk sinule üle. Kirjutad Peebu meiliaadressi praegu üles ja homme No. ära kirjuta, homme on puhkepäev, aga esmaspäeval. No Peepuga me oleme juba kohtunud korra ja meil jäi juba üles esimene töökohtumine siin lähiajal. Juba teatepulk on käes, ärge muretsege. Ega ma tegelikult ei muretsenudki. Kas on veel siia lõppu mingisuguseid mõtteid? Allan, võib-olla sa ka jagad seda, et kuhu see aruanne üles läheb, et inimesed saaksid sellega tutvuda siis õige pea. Kas see on juba üleval? Ja Tartu vald kui innovatsiooniprojekti partner oma kodulehel avaldab uudiste rubriigis ka sotsmeediakanalis ja samamoodi Riigikantselei innovatsioonifondi kodulehel saavad lingid kõik üles, et umbes nende kaudu saab kogu sellele analüüsile, dokumentatsioonile ligi. Väga hea, siis lähiajal on seda siis oodata ja pange kalendritesse märkmed, et saate õige pea minna otsima. On veel lõpetuseks mõtteid kelleltki? Mari? Otseselt ei ole, ma lihtsalt tahtsin võib-olla kogu meeskonna poolt nagu tänada kõiki osapooli, sest et ega me seda tööd üksinda ei teinud, et meiega rääkisid väga paljud inimesed. Marit oli tundide kaupa nii telefoni otsas kui veebikanades, et seda informatsiooni koguda, et suur aitäh selle nii-öelda aja ja panuse eest ja nagu öeldud, et see on selline esimene samm, et siit on nagu väga hea edasi minna ja neid kõnelusi jätkata, et jõuda siis sellistele lahendustele, mis nagu päriselt meie vajadusi rahuldavad, et idee ei ole ju tehnoloogiasse ennast kinni kirjutada, vaid tegelikult ärilisi vajadusi rahuldada ja tehnoloogia on abivahend, kuidas seda teha saab, et milline see täpselt olema saab, kelle laual, kelle arendus, see on tegelikult teisejärguline, et kui me saame kõigepealt teada, et mida me täpselt tahame saada ja kellele neid andmeid tarvis on, milliste otsuste tegemiseks, sealt saavad tekkida need nii-öelda äriprotsessid ja töövood ja siis saab vaadata ka seda, et kuidas siis seda realiseerida. Ja võib-olla korraks ütlen, et Allan, et kui te rääkisite ka juba arendusest, et me räägime siin projektifaasis ikkagi nii-öelda prototüüpimisest ja testimisest, et mitte juba täiesti valmis lahendusest vist on nii, Ma siis siin veel täpsustaks, see ei ole isegi prototüüp, vaid see ongi tõepoolest selle töölaua mudel, selline väikest mõõtu prototüüp, mille peale saab ehitada prototüübi, et see oli natuke selline innovatsioonifondi poolse rahastuse üks eeltingimusi, et ei looda ka prototüüpi, vaid proovitakse erinevaid uudseid lahendusi. Just, et me selle nii-öelda laiem mõte on ikkagi aru saada, et mida tarvis on, kellel seda tarvis on, mis ta nende andmete ja asjadega tegema hakkab, et kuidas päriselt nii-öelda teenust kvaliteetsemalt juhtida ja siis see, kuidas on nii-öelda tehnoloogiline lahendus tuleb siis nii-öelda lahendusena, mitte ei ole nagu lähtepunkt. Peep? Ja kätt näen siin ka meetris. Ja lihtsalt tahtsin ka öelda, et aitäh ürituse eest, ja kaasame üksteist. Ma arvan, et see projekt on väga hea võimalus, et seda võimalust tuleks ära kasutada KOV-idele, mis ma nagu tunnetasin, oligi alguses ka, et natuke me oleme erinevates infoväljades ja ma lisasin kõiki teid, kes siin osalesid, nii palju kui ma leidsin teid ka sotsiaalmeediakontos, ärge siis palun ära ehmatage. Ma jagan enda sotsiaalmeediakontos hästi palju infot ringmajanduse kohta, kõikidest KIK-i rahastusmeetmetest, Keskkonnaagentuuri tegevustest ja ministeeriumi suundadest, et võimalusel siis aksepteerige ka mu sõbrakutse sotsiaalmeediakontos, et siis oleme nagu ühtses infovoos ka selles ringmajanduse valdkonnas, et mis kõik toimub, et suhteliselt kõik need teemad on omavahel seotud, et ärge siis palun ära ehmatage. Et võtke sõbrakutse ilusasti vastu ja oleme paremas infovoos ringmajanduse valdkonnas. Ilusat päeva, aitäh teile! Jah, tänud. Nii, aga siis me vist võime lõpetada.
Aitäh veel kord kõigile, aitäh panustamast, aitäh, et te täna siia tulite. Minul on akna taga päike, nii et minge tehke nüüd üks väike jalutuskäik päikese käes ja lisage Peep sõbraks. Just. Ja kenasid pühi. Ja kenasid Ja pühi. teile kõigile sama. Aitäh, ilusat päeva. Nägemist. Nägemist. Aitäh, head aega!